Lõppev aasta härra Helme tõi teid mõneti ootamatult siia Moskvasse Eesti suursaadikuks. Kas see Moskva on teie ajutine peatuspaik teel, ütleme, Pekingisse tulevikus või Tokyosse, sest räägitakse, et teil on suured orientaalsed huvid või kavatsete siia pikemalt jääda? See sõltub ikkagi eelkõige välisministeeriumist ja sellest, kui pikaks seal minu väliskomandeeringut Moskvas peetakse. Üldreeglina, kes on natuke jälginud diplomaatide asumist kuskil riigis, võib tähele panna, et see on kuskil ajavahemikus 2–4 aastat. Ma arvan, et kuskil 3 aastat Moskvas viibida peaks olema päris piisavalt, ehkki Moskvas on diplomaate, kes on siin juba 60. aastatest. Tõsi küll, need diplomaadid on enamalt tealt mõnedikatest Aafrika riikidest ja nad lihtsalt ei mäleta enam koduriigi keelt. No ma ei ole kuulnud küll, et Moskvas oleks juhtunud sellist kurioosset lugu, nagu on juhtunud Saksamaal, kus mõningate Aafrika riikide valitsused on palunud, et nende Saksamaal viibivad diplomaadid kuulutatakse persona non gratadeks, sest nad keelduvad koduriiki tagasi tulemast. Aga üldiselt siin on sellised, kes on olnud aastakümneid. Härra Helme, vahepeal sellest ajast alates, kui teid siia paika pandi, see oli vist alates 1. aprillist, on koduvabariigis üht-teist juhtunud, üht-teist muutunud poliitikas ja sealhulgas välisministeeriumis võimul teised mehed. Kas te olite te Isamaa saadik siin Moskvas ja kardate te praegu, mil situatsioon on mõnevõrra muutunud ja mitte just Isamaa kasuks oma koha pärast siin Moskvas? Siin on 2 eksitust. Esimene eksitus on see, et ma ei ole Isamaa saadik. Ma olen täiesti parteitu. Ma olen küll, 92. aastal kord andnud sõrme kuradile ja kandideerinud roheliste nimekirjas tookord Riigikogu valimistel. Aga ma ei kuulu ühtegi parteisse ega liikumisse, seetõttu ma olen parteitu. Kui ma nüüd täiesti puhtsüdamlikult räägin oma poliitilistest niisugustest sümpaatiatest, siis ma peaksin ütlema, need on parempoolsed ja need suurel määral võib-olla kattuvad Reformierakonna niisuguse lähenemisega majandusele, eluviisile, sellele, kuidas inimene peaks ennast ülal pidama turumajandusega ühiskonnas. Kas härra Kallas teab teie sümpaatiast Reformierakonna vaadete ja suundumuste suhtes? Ei ole temaga sellest juttu olnud, aga ma olen öelnud seda oma sõpradele, ma olen öelnud seda välisministeeriumis, et ma olen siin karjääridiplomaadina ja seetõttu ma teenin Eesti riiki, mitte mõnda konkreetset erakonda. No see oli mõneti üllatav, et te siiski saite selle diplomaadi koha, sest te olite kuidagi küllalt niisuguse heitliku elulooga enne seda, te olite mänginud mingis popansamblis väga edukalt. Ansamblit tees. Ja ansamblit tees. Ja siis te olite vist kasvatanud kusagil lambaid nagu paremates Eesti intellektuaalsetes niisugustes või pulle perekondades ette tuleb ja nii edasi. Et tundus teie määramine nii tõsisele ametikohale siia Moskvasse üllatav. Oli see teile üllatus? Ei olnud. Selle põhjus, selle heitliku eluviisi põhjuseks, mida te mainisite, on eelkõige minu äärmiselt suur ja sügav antipaatia Nõukogude võimu ja kommunistliku partei vastu. Ma lihtsalt ei pidanud võimalikuks selles süsteemis karjääri teha ja seetõttu ma läksin pigem pulle pidama, kui et ma olin ühiskondlikult aktiivne. Ehkki meil on tänapäeval kombiks öelda, et need, kes on aktiivsed, olid aktiivsed siis ja on aktiivsed ka nüüd. Ma ei arva päriselt niimoodi. Kuidas te Moskvas hakkama saate? Siin on ju kommunistlikud meeleolud praegu üsna levinud. Kuna ma ei kuulu ühtegi Zhuganovi ega kellegi teise parteisse, siis ma arvan, et ma saan päris hästi hakkama. Meie ülesanne on ikkagi eelkõige jälgida, koguda informatsiooni ja püüda analüüsida seda informatsiooni, mida me siin kogune ja seda Eestisse edasi anda. Ma usun, et välisministeeriumis öeldakse, et siit ikka üht-teist tuleb. Mida teil on õnnestunud selle nüüd veidi rohkem kui poole aastaga ära teha Eesti-Vene suhete parandamiseks? On teil midagi läinud korda? Siin tuleb jällegi natuke korrigeerida selles mõttes, et saatkond on ikkagi niisugune eelpost ja saatkond otseselt ei tööta välja poliitilist joont ühe või teise riigiga suhete arendamiseks. See poliitiline joon töötatakse ikkagi välja valitsuse poolt ja konkreetsemalt välisministeerium on see, kes sellele vormilise lihvi annab. Aga saatkonnal on muidugi siin oma väga oluline osa just nimelt selle sama informatsiooniga anda neid signaale, kuidas oleks otstarbekas, mismoodi on pragmaatiline neid suhteid kujundada Tallinnas.
praegu käib tugev väitlus selle üle, kas Eesti peaks sõlmima piirilepingu ja muud niisugused asjad. Noh, ma ütleksin, et oma osa saatkonnal siin muidugi on. Härra Helme, mis saab teist siis, kui ajalugu, olete te hariduselt ajaloolane, kui ajalugu peaks korduma ja Eesti uuesti annekteeritakse, sellised meeleolud on ju Moskvas tegelikult olemas, jätigi enne presidendi valimisi. Kas te lähete uuesti pulja kasvatama? No, ma siiski usun, et niisugust asja esiteks ei juhtu. Aga kui me võtame nüüd selle kõige mustema stsenaariumi, siis tõenäoliselt võetakse minusugustel meestel pead lihtsalt maha. Olete selleks valmis? No väga raske on öelda. Enne ei tea, kui on proovitud. Härra Helme, mis tunne on, kui teid kutsutakse Vene välisministeeriumi sellesse tohutu suurde majja vaibale ja antakse teile mingisugune kuri noot üle? Mida te tunnete sellistel puhkudel, sellistel silmapilkudel? Ma ütleks, et tunded on küllaltki erinevad. Kõige valdavam tunne, ma ütlen ausalt, on tüdimus. Sest kõik need süüdistused on juba nii palju kordi meile esitatud igasugustes erinevates vormides, küll suuliselt, küll kirjalikult, küll ametlikult, küll mitteametlikult kuskil pressi vahendusel. Et valdavalt tõesti tüdimus. Need teatud immuniteet on juba selle poole aasta jooksul teil tekkinud? No ei saa elada kogu aeg püsti närvide peal. Mis te arvate, millega see Eesti-Vene suhted, milles võiks olla siin lahendus? Kas te arvate, et 96 aasta ja presidendi valimised ja nüüd 95. aasta lõpul tuumavalimised, et need jahutavad neid pingeid, mis kahe riigi suhetes on tekkinud? Kuidas need sündmused arenevad teie arvates edasi? Milline on teie prognoos? Hakata siin prohvetiks on küllaltki keeruline. Ma ütleks niimoodi, et presidendi valimised sõltuvad loomulikult tuumavalimiste tulemustest. Presidendi valimised on muidugi see otsustav mitte ainult Eesti-Vene suhetele, vaid Venemaa saatusele ja rahvusvahelistele suhetele üldse, sest praeguse konstitutsiooni kohaselt on presidendil tegelikult märksa suurem võim kui ühelgi tsaaril enne revolutsiooni oli. Näiteks ükski tsaar ei olnud kuni esimese maailmasõjani ülemjuhataja, president seda põhimõtteliselt on ja seetõttu muidugi see, kas toimuvad presidendi valimised, kes saab presidendiks, kas tehakse Venemaa konstitutsioonis mingisugused muudatused, sellest sõltub väga palju. Härra Helme, mida te siin Moskvas sagedamini tunnete, milline tunne teis võtab enam maad? Kas see, et te olete siia asumisele saadetud selleks 3 aastaks või on teil tunne, et see on siiski mu elu üks tipphetk? Asumisele saatmise tunnet seda siin küll ei ole, sest Moskva on mitte ainult Venemaa Euroopa osa, vaid laiemalt võttes ka SRÜ mõõtmetes tõeline metropol. Ja ma ei ole küll akrediteeritud ühtegi teise SRÜ riiki, ma mõtlen just siin Kesk-Aasia ja Kaukaasia riike, aga meie saatkond tegeleb siin ka nende riikidega ja kuna mul on teatud idahuvi olemas, siis ma natuke tunnen ka neid kultuure, olen ise käinud nendes riikides varasematel aegadel ja see on mulle väga huvitav. Ja seetõttu ma ütleksin, et see Moskva on ikkagi üks maailma diplomaatilisi pealinne ja siin ei saa lihtsalt igav olla. Mis puutub sellesse, kas ta nüüd on mu elu tipphetk, seda on raske öelda, see sõltub sellest, kui kaua jätkub elu. Aga teisest küljest võttes ma ei arva, et kui Moskvast ära minna ja vahepeal olla Eestis, ma olen olnud välisministeeriumis ja ütleksin, et välisministeeriumis on teistpidi põnev. Nii et see sõltub sellest kontekstist, millesse sa ennast ise asetad ja sõltub sellest, kas sa leiad selles elus midagi enda jaoks põnevat või ei leia. Kas te kavatsetegi põhimõtteliselt jääda parteituks või leiate endas jõu näiteks algaval 96. aastal ühineda, ütleme, Reformierakonnaga strateegilistel kaalutlustel? Ei, ma arvan, seni kuni ma olen diplomaat ja välisteenistuses, ma ei ühine ühegi parteiga. Tänan teid, härra Helme, ja soovin teile head vana aasta lõppu siin Moskvas. Samad sõnad.